Alles eelmise aasta augustis tutvustasime teile veidikene uuenenud Dacia Dusterit ja nüüd väidab Dacia, et on jõudnud Dusteriga juba teise mudeli põlvkonnani. Esmapilgul, kui ma seda uut Dusterit nägin, siis ma vaatasin tõesti, et tegu on täiesti uue ja ilusa autoga, kuid siis ma sain aru, et tegu on tegelikult selle samasuguse Dusteriga nagu ka esimese põlvkonna auto, lihtsalt on tal pandud jälle erinevaid vidinaid külge. Aga miks seda nimetada siis kohe juba teise mudelipõlvkonna autoks? Võib-olla sellepärast, et nende faceliftide arv läheks juba liiga meeletuks. Uued katusereelingud on tal olevas, uue kujundusega iluvõre, 17-tolised valuväljad ja uued reguleeritavad istmed ja uus näidikupaneel. Esimeses varustusastmes on tal saadaval siis ABS-pidurid ja hädapidurdusassistent isegi, pardakompuuter, teine varustusastmes on olemas siis mägipidur ainult 4x4 mudelil, MP3 mängija, Bluetoothi ja raadioga, mekaaniline kliimaseade ja esimesed istmesoojendused ja esimesed elektriaknad. Taga siis elektriaknaid ei ole ammugi siis mitte istmesoojendusi. Mootori valik on tal üsna pisikene, seal on ainult 1,5 liitrine diiselmootor, 5-käiguline ja 1,2 liitrine bensiinimootor. Hinnad algavad tal 9990 eurost ja see on kõige suurem argument, mis paneb seda Dusterit ostma. Et inimene, kes vaatab näiteks endale Rav4 või Foresteri, see arvatavasti ei vaata kohe Dusteri poole. Kõige parem varustus on tal komfort ja seal on olemas siis juba ka tagumised elektriaknad ja värviline ekraan. Ja kerevärvi siis ukselingid ja sees on olemas siis ka püsikiirushoidja. Selline see Duster siis ongi. Natukene oleks oodanud ikka suuremaid muudatusi ja küll selle raha eest on raske väga ilusat Range Roverit kokku teha, kuid ikkagi on need uuendused natukene liiga visikesed. Varustuse tasemed on pehmelt öeldes ikka väga lahjad, nii et palju annab kahjuks nuriseda selle uue Dusteri puhul. Mõndasid asju ma siin ei nimetanud, sest need on juba väga elementaarsed autode puhul. Aga sellegipoolest minge proovige teda, arvatavasti suurt sõiduelamust ei saada, küll aga hea ja ka enam-vähem vastupidava korraliku siis maasturi. Meie kohtume teiega järgmisel nädalal, seniks kohtumiseni.